Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Head kolleegid saalis, ekraanide taga, head inimesed, kes te jälgite seda. No praegune arupärimine ministrile oli igati asjakohane ja see asjakohasus on olnud kogu aeg, ma arvan, viimast 10 aastat. Ja muidugi kurb on see, et minister ei ole valmis ka läbirääkimiste käigus neid mõtteid vastu võtma, mis siin räägitakse, ning hiljem ka võib-olla omapoolsed kokkuvõtted tegema. Aga ütleme selle kolmandatest riikidest sisse toodava odav tööjõu osas on praegu välismaalaste seaduses on tõepoolest nii palju erandeid, et selle seaduse raames võid tuua sisse, ei taha küll öelda, nii palju kui jaksad, aga erisused ka mitte seda 1,5-kordset palka maksta on praktiliselt kõikidele elualadele pandud. Ning olles ise kokku puutunud omal ajal ministriametis hooajatöölistega, siis tegelikult see alla 1,5-kordne palga maksmine, ta ei, ütleme nii, et tootlikkust ei kasvatanud, pigem ta andis võimaluse põllumajandusest saak ära korjata. On küsimus selles, et kui legaalselt või mittelegaalselt nad Eestis olid, et väga paljud olid ka renditööjõuna ja ei olnud lihtsalt hooajatöölistena Eestis vormistatud. Nüüd minister siin arupärimisel vastates ütles, et kõik saab kontrollitud, taustakontroll tehtud, aga mingit kriteeriumeid ei ole. Öeldakse lihtsalt, et meil on vaja oskustöölisi. No mis asi on oskustööline? Kas tal on mingi haridustase või on tal mingi kutsetase? Et inimene, kes oskab automaatikat teha või labidat käes hoida, kas tema on oskustööline? Nii et selles osas on need ministri vastused selgelt piiratud sellega, et kindlale sihtgrupile ning nüüd oskustööliste toomine Eestisse Eesti tööjõu olukorda kindlasti ei paranda. Minister ütles, et tuleb võrrelda Statistikaametit ja võtta reaalset töötukassa andmeid, et aprilli lõpuga oli Eesti töötute arv töötukassa andmetel 54 000 inimest. Et 54 000 inimese töötuna arvel olemine näitab seda, et inimesed on töölt lahti läinud või neid on lahti lastud millegi pärast ja nad peavad ennast hoidma arvel, et saaks mingigi sissetuleku tulenevalt eelmisest töökohast. Aga Martin Helme väga ilusti ütles, et valitsus ei ole valmis tegema teisi ettevõtjate jaoks olulisi vastutulekuid, on ta tööjõumaksude alandamine, on ta käibemaksu alandamine, on ta aktsiiside alandamine, on ta tulumaksu alandamine, et see kõik mõjutab ettevõtete hakkama saamist ja lähtuvalt ka sellest ettevõtjad peavad käituma, et kui tõstetakse kõiki muid makse, siis paraku tuleb oma ettevõtete ja ettevõtjad on väga leidlikud oma majandustegevus ka ümber korraldada. Et nüüd, kui vaadata, mismoodi on tehtud, siis osad ettevõtted on oma tööaja viinud 4-päevaseks, 4-päevane töönädal on, mis aitab kulusid kokku hoida, siis osad ettevõtted on saanud kokkuleppele, et palgata puhkusel lähevad töötajad. Jah, tõepoolest, hoitakse oma inimesi, aga mingi hetk saab see jaks otsa tänu sellele, et teiselt poolt on riik pannud maksusid juurde. Nüüd leidlikkuse osas. Üks eelkõneleja... 3 minutit lisaaega, palun. Eelkõneleja rääkis, et ei tegeleta juurpõhjustega. Jah, tõepoolest. Me peame hakkama maast madalast juba tegelema sellega, et meil oleks tööjõuturul järelkasv. Mis tähendab seda, et meil peab sündimus suurenema, meil peab noorte haridustase, kutsetase peab paranema ja praegune valitsus teeb kõik selleks, et seda
tööjõuturul järelkasvu ei oleks ja sisse tuues odavat tööjõudu saabki hakata välja vahetama Eesti rahvast. Et nii kaua, kui me juurpõhjustega ei tegele ja ka noortele ei õpeta töökogemust või töö tegemise oskuseid, siis peale tulevat põlvkonda meie Eesti tööturul on väga raske rakendada ja pigem nad otsivadki võimalust, kuidas minna välja ja leida omal rakendus väljaspool. Selge on see, et kõiki asju äpimajandusega teha ei saa, inimesed peavad ka füüsiliselt kohal olema ja sealt ongi vaja see, et noortele tuleb õpetada tööoskuseid ja töö tegemise harjumust, et sa harjud tegema tööd, et see toob sulle lisandväärtust ja sa näed oma töö tulemust ka lõpuks. Nii et kindlasti see arupärimine on asjakohane ja tuleviku vaadates on väga kurb, et praegune valitsus ei näe muid lahendusi kui ainult odavtööjõu sissetoomist ja sellega tuleb meil surve nii haridusele, kultuurile kui ka arstiabile. See ummistab ära kõik meie arstiteenused ning oma Eesti inimesed jäävad selle võrra raskemasse osasse. Nende kohustuseks, Eesti inimeste kohustuseks jääb ainult makse maksta. Aga meie seda ei taha ja selles mõttes tuleb ka see praegune valitsus tuua maa peale, et sellega ei tohi kaasa minna. Aitäh! Suur tänu!